Sinine osa siin on kõik meri ja need rohelised asjad on siin riigid ja maad. Siin on meil väikene Eesti. Nii, siit lendasime lennukiga Saksamaale. Nii, ja hakkame Saksamaalt minema Austraaliasse. Kõigepealt esimese lennuga 12 tundi lendame siia Singapuri ja siis siit üle Austraalia Sydneysse ja järgmise lennuga edasi siit põhja poole troopikasse Rockhamptonisse. On 6. märts 2023, kui jätame Euroopa eluga hüvasti ning kolime tagasi Austraaliasse. Pärast paari päeva Sydneys tõuseme uuesti õhku. Hei, tervituse Brisbane'i lennujaamast! Lendasime just päikselisest Sydneyst siia, ootame Rockhamptoni lendu, aga Brisbane'is hoopis sajab vihma. See tilluke lennuk viib meid suurlinnast maakohalinna Rockhamptonisse. Brisbane'i südalinn õhulennult. Tervitusi Rockhamptonist. Väike putukas on basseini ära uppunud. Mine putukas. Kes isalik? Siin troopikas Rockhamptonis asuvad sellised jalgade peale ehitatud majad. Inimesed elavad üleval ja all on kas lahti või on ehitatud garaažid. Täna on Rockhamptonis 30 kraadi sooja ja sajab vihma. Troopikas sajab alati palju vihma, sellepärast siin kõik nii roheline ongi. Päikeseloojangul tulevad nahkhiired oma peidukohtadest välja. Hommikuhääled. Täna on troopikas päikeseline päev. Taimed vajavad kasvamiseks valgust, soojust ja vett. Valgust ja soojust saavad taimed päikesest ja vett saavad nad vihmast. Troopikas on palju soojust ja valgust ja vett. Sellepärast need taimed nii suureks ja lapsakaks kasvavadki. Päike ja vihm teevad õhu niiskeks. Siin õhk tundub nagu saunas, nagu aurusaunas. On pärastlõuna, päike on õhu väga soojaks kütnud, kogunevad äikesepilved, juba müristab ja varsti on oodata vihmasarvinad. Korraga sadas nii palju vihma, et maa on täiesti märg. Vannitoa seinalt leidnud ämbliku nimi on jahimees ämblik. Kuigi ta on üsna suur ja mürgine, on ta inimesele üsna ohutu. Selle lille nimi on paradiisilill. Meil Eestis leiab neid lillepoest, aga siin nad kasvavad lihtsalt niiviisi metsikul.